Tere hommikust! Et teen täna vlogi. Täna ja siis mõned päevad veel. Kuna väga head ilmad on eilsest või üleeilsest tegelikult siis. Või isegi vahet pole, ühesõnaga. 2 päeva oli vihma, kui me siia jõudsime ja peale seda on päike olnud. Täna lubab 28-29 kraadi. Oota, Sonja nüüd. Sonja hakkas kapi otsast seda läpaka alust alla tõmbama ja läpakas oli seal peal, nii et oleks pähe lennanud talle. Igatahes, mis ma rääkisin siis, et jaa, mega soojad ilmad on. Ja nagu hommikul praegu ma läksin õue korraks, kell ei ole 8 isegi. Ja Sonja ärkab siin kell 6, mis on nagu õudne, aga see selleks. Läksin õue ja mega külm on. Nagu, ma ütleks, et mingi 10 kraadi on õues äkki. Aga see on hommikuti alati siin mägedes nagu niimoodi. Ja päeva peale siis läheb soojemaks ja õhtul mingi 3-st kuni siis äkki 6-7-ni on nagu kõige soojem, mis on nagu absurdne. Et isegi jah, nagu minu meelest vähemalt eile päeval isegi nagu ei olnud nii palav, et seda tuult oli kuidagi rohkem, õhtul läks nagu kergemaks. Aga eile käis mul mees, tegi transferi Šveitsist Itaaliasse, Milanosse. See on kuskil 4,5 tundi sõita vist siit. Ja siis tuli tagasi ja ma ütlesin talle, et noh, kui sa juba Itaalias oled, siis mine käib poest ka läbi. Tom tegi head näksi, sest et noh, hinnad ikkagi Itaalias on ju palju odavamad kui siin. Ja ma ütlesin, et too lapsele ka midagi, aga noh, oligi, et mees oli nagu nii väsinud lõpuks, et ütles, et ma käisin kuskilt, mis see on nüüd, bensujaamast läbi ja ostsin sealt mingeid asju, et noh, ja lapsele seal ei olnud midagi väga. Aga pole hullu, noh, lapse asjadega ta nagu nii palju ei näksi ka, on ju. Noh, tegelikult näksib. aga tema asjad pole nii kallid, et me täna mõtlesin, lähme käime poes ja ostame talle marju ja igast näkse. Aga eile, kuna mees jõudis nii hilja koju, siis me ei hakanud siin neid asju lahti pakkima, kuna Sonja magas. Et ei hakka nagu müra tekitama. Mingid vorstikesed, paar tükki pani juba pani külmkappi ära. Aga vaatan, mis siin on veel. Ja muidugi veini. Ühe me tegime juba lahti eile. Natuke jõime ja teise pudeli annab naabritele, sest et noh, kui nad külla kutsuvad, siis alati pakuvad veini. Neil on veinikelder, konkreetselt kelder. Kui ma saan, siis ma näitan teile seda. Nii. Mingid pistachia sellised kommikesed. Praline di cioccolato fondente con crema e granella di pistachio. Mul on väga hea itaalia keel. Ei ole vaja kommenteerida. Mis asi see on? Tõesti mõttetu, see on tühi. Okei. Väga huvitav. Nii palju vaeva mingi tühja karbi pärast. Ja siis on siin mingid sarnased kommikesed sellised. Need on siis kookosega. Väga palju magusat. Duomo Milano, mingid sellised šokolaadikommikesed ka. Tundub, et see läheb kellelegi kingituseks, sest et miks ta muidu sellise uhke ostis. Ei tea. Kuordimeela, meega mingisugused küpsised ka. Siis, mis see on? Picantino. Hot vegetable sauce. Jep. See Isile meeldib, Sonja, ja. Siis on mochi. Kas need ei ole mitte jääd?
asjad, mochi on ju proudly made in Taiwan. Eks need on siis mingi nii-öelda mochi maitselised pommikesed, et tegelikult noh. Aga minu meelest jah, see on ju see jäätis, mis või noh, need sügavkülmas on need. Jaa, pinal. Ohohoho, karamelli need popcornid. Ta ikkagi suht valimatult võttis seal, mul on siuke tunne. Un mondo di cioccolato jälle kommikesed. Mis siin veel üks on? Mix tropicale, kokko, mango, ananas. Selline. Tegelikult oli üks siuke suur pakk küpsiseid ka. Need ma tegin hommikul juba lahti. Sõin. Siis olid mingid juustukrõpsud ka, aga noh, tavalised sellised Cheetose taolised. Vot nii et sellised ostud pinal. Tahad, emme teeb lahti? Tule siia. Emme teeb pinali lahti. Said pinalit lahti saada. Aga sellised ostud ühesõnaga eilsest Itaaliast ja ilmselt suure tõenäosusega ta läheb seda tagasi üle homme, et need samad kliendid siis tagasi tuua siia. Ja siis äkki ma palun tal, kui ta megavara hommikul ei pea minema, et äkki ta toob siis sealt tagasi, aga mis siis, päris kallis oli see kõik. Miks see nii kallis on? Ta võttis seda. Tule siia, tipu. No okei, emme tuleb sinna, teeb lahti sul selle pinali. Mis siis oli see, et ostis sellise oliiviõlid, ma kohe näitan. Sellised. Ja palju siin ühes on? Ma ei teagi palju. 750 milli on üks pudel siis. Ja see maksis juba 40 euri. Aga siin on mingi promo oil, ehk siis seal läks 15 euri maha. Nii et tegelikult sai ta väga hea hinnaga, need 2 tükki. Aga jah. Nojah, see vein oli kõige kallim, on ju. 24 euri. Ma arvan, et see on 2 tükki vist. Ja, see on 2 tükki, jah. Ja aga noh, tegelikult ülejäänud on siin mingi 4,99, 3,99, 7,99. Limoncello oli 12,9. Limoncellat ostis ka 12,99 ja kokku läks siis 138 euri. Aga nagu ma arvan, et Šveitsis ostes ainult selle ja võib-olla need veinid ja limoncello ja juba oleks läinud sott 40. Aga siin ta sai veel snäkke täiega kauba peale. Vot, aga panen need asjad kappi ära. Oleme Sonjaga natuke. Läheb tuttu. Siis ma pean vaatama bussiaegu, sest et ma tahan käia linnas ikkagi ära poes. Taha kodus olla täna. Mees on terve päeva nagu algselt ta pidi kell 4 koju tulema. Ta sõitis kodust ära juba kell 6, kell 5 oli äratus. Ma ei mäleta, kuskile lennujaama sõitis. Ja siis ta peab need kliendid viima siit 2 tunni kaugusel ühte linna. Ja siis peale seda on tal mõned tunnid aega, et autot pesta ja võib-olla süüa. Ja siis ta peab sõitma Berni ja viima kliendid siia poole tunni kaugusele Gstaadi. 17:30 on tal see teine pealevõtt Bernis. Bernis sõita on mingi ei ole rohkem. 2 tundi ütleme. 2 tundi sinna, see on 19:30. Pluss siis nii kaua, kui ta autot võib-olla, ma ei tea, kas ta peseb või mis ta teeb nendega.
puhastab, ei tea. Ühesõnaga mingi 8 peale 8 jõuab koju. Nii et me oleme terve päev Sonjaga jälle käekesti. Nii et tuleb midagi välja mõelda, sest kodus ma ei kavatse istuda. Me hakkame täis puhuma basseini. Ostsin selle... kuule. Andiia. Selle ma ostsin Pepkost. Maksis mingid kopikad ja sellepärast ma võtsin ta pigem... palju maksis? 7 euri. Ma pigem võtsin ta Eestist kaasa kui see, et ma hakkan siit ostma mingi 20 euro eest. Ei saa seda ära. Vaatame seda, vaatame basseini. Hakkame puhuma niimoodi, et emmel pärast katus sõidab. Ja siin on mingi instruktsioon. Ja! Vau! Kui vahva! Haiseb täiesti selle kile järgi. Aga siuke väike nunnu. Jah? On väike nunnu. Sa ei pea seda sööma. Sonja, sa ei pea seda sööma. Hakkame puhuma ja siis... Ja siis saad siin sees istuda praegu kuivalt. Siis lähme õue, paneme vett täis ja ootame, millal see soojaks läheb. Äkki täna, äkki homme. Äkki ei lähegi. Ja, hakkame puhuma. Või sina vaata, kui see me puhub. Selline see siis sai. Mõnus väike. Väga lihtne oli tegelikult puhuda, need 3 tükki ja ongi kõik. Siin alumisel on see vee väljalaskmiseks on see ava. Aga muidu on tore. Need õhupallid oli nunnud veel sellest sünnipäeva dekoratsioonist. Aga jah. Ma arvan, kui Sonja läheb magama, siis ma lähen õue, lasen selle vett täis ja pärast siis kunagi lähme passusse. Pean siia vett kastmekannuga tooma, sellepärast et see kraan ei tööta, mis siin neil maja küljes on. Ja ma ei tea, kus mingi teine puulik või kraan on, ma hakkasin ise otsima, sest neid majaomanikke pole kedagi kodus praegu on tööl. Nagu näha, siis mina olen juba ammu valmis minema õue. Praegu määrin siin oma Knife'i seda sunscreeni endale peale. Ta on küll piustatav, aga ta on siuke piimes. Mul on sinikad lihtsalt igal pool. Igatahes Sonja on juba maganud 1,5 tundi, mõtlesin, et ta magab mingi 45 minutit, tund aega maksimum, ei ta nagu põõnab lihtsalt. Ja kuna ta on nii kaua maganud, siis mõtlesin, okei, lasen tal siis magada nii kaua, kui ta tahab, et siis pärast teise une teeb ta palju lühema ja siis me lähme linna ka ja siis ongi parem võib-olla, siis ta ei pea selle palava käes nagu nii kaua seal oma und tegema. Aga ma määrin ennast praegu sisse nii kaua. Ja siis lähme, oleme natuke õues. Täna on ikka väga-väga soe tegelikult juba. Kuigi kell on alles 11 läbi natuke. Et ma ei tea, kaua me üldse jaksame seal olla. Elab oma elu parimat elu. Jep, kastame natuke seda riisigaletti vette, siis saab paremini süüa. Aga vett on mega vähe. Aga ega ma ei kavatsenudki, et ta siin ujuma hakkab. Lihtsalt sulistada, natuke istuda.
auto sõitis mööda. Viis minutit on bussini aega, oleme peatuses. Prinsessa siin joob vett ja oi! Sonja, sa ajasid endale vett sinna kleidi peale, aga ei ole hullu, mitte väga palju. Ühesõnaga ootame bussi ja lähme linna. Vaid, et sa ei kuku. Tüdruk. Poes käidud, seal all on kõik toiduasjad. Väga palju midagi ei ostnud, aga küsisin ühe töötaja käest, kas siin on mänguväljakut ja kohe poe kõrval on siuke kiik on siin. Mingisugune, see on muidugi metallis, siin väga kuum, ma arvan. Aga siuke mõnus väike kohakene, oleme siin varjulises. Veel see tekikes maha. Eks siin siis veedame aega ja mees helistas, et ta jõuab umbes samal ajal, kui buss tegelikult läheks tagasi. Et 3:10 peaks ta jõudma siia, siis ta saab meid peale võtta ja viib meid koju, et me ei pea bussiga minema. Ja muide veidral kombel saime tasuta sõita bussiga. Oli niimoodi, et seal bussis oli juba üks vankriga naine ja siis me jändasime sinna, et peale saada mahtuda. Ja siis kuidagi läks niimoodi, et buss hakkas sõitma ja siis mõtlesin, okei, ma ei osta siis piletit. Nii et 3 euri alles. Mingi vanilli, võtta Sonja näita korra. Sonja näita korra, see oli viimane vanilli ja õuna maitsega. Väga hästi läheb, ma vaatan. Kuna siin on 0 tuult, õhuliikuvus on täiesti paigal seis, siis ma võtsin tal mütsi peast ära. Sööpsin riisigaletti. Ühesõnaga kõike, mis mul leidub, see läheb ka kaubaks. Kuigi ta sõi lõunat kodus makarone ja mingi juurikatega. Kuna ma ei ole midagi peale hommikust söönud ja kell on juba 2 läbi natuke, siis käisime kohvikust läbi. Võtsin ühe mandli saiakese ja praegu siis jalutame natuke, vaatame, kas saan kuskil maha istuda. Seal kohvikus oli nii palju rahvast, et just nagu väljas ja ma ei viitsi seal olla ka, et parem käime ringi. Vaadake, kui ilusad need majad on. Kõik on ühesugused, aga nii ilus minu meelest. Igal pool on siis mägedest sellised majakesed puidust. Tundub, et siin toimub mingi jalgratta võidusõit. Võtame siin
Järgmine sots. Rattastega järgi. Päris jõhker mööda neid mägesid sõita, ütleme ausalt. Kus neid autosid tuleb sealt nüüd ratastega. See on päris ohtlik minu meelest. Kui me tulime siiapoole, kõndisime, siis ma mõtlesingi, et nagu mingid sõjaväeriietuses mingid mehed seisid tee peal. Ilmselt selle ürituse pärast ongi. Sonjake jäi magama. Ja nüüd ma istun siin kuskil varjus. Ootame bussi, sest et mees helistas, et ta tuleb nagu sealt poolt, sinna poole, kuhu need rattad sõitsid ja seal jäävad, ta peab sealt pool tundi seisma, et peavad ootama, et lastma läbi kõik need ratturid ja nagunii tegelikult ma ütlesin talle, et ilmselt Sonja jääb magama, et meil on kerge minna bussiga, kõik need asjad, kõiki nende asjadega, kui see, et me hakkame kõiki välja võtma, pluss siis Sonjad ka siit vangrist ja ühesõnaga et kergem on jah, et me läheme bussiga, sest bussiga sõita on ainult 9 minutit. Täna on nagu mega palav, näitab praegu 31 kraadi. Varjus on 28. Aga ikkagi meil siin on väike siuke tuulekoridor ja siis on natuke siuke tuuline. Aga mees tuli koju, hakkab oma autot kiirelt tolmuimejaga tõmbab üle ja siis sõidab Berni järgmistele klientidele järgi, viib nad siia õnneks lähedale, et ei ole pikk maa tagasi koju sõita. Bassein. But it's not so. Jump. Let's test. It's not so. It's only like here. Up still. It's not really. Amazing. Oh, quite a massa. Ja, und jetzt? Ja, komm, Schola. Komm. Bravo! Die kleine Samklatsed. Ja, bravo! Ma ei mäleta enam, kas ma rääkisin enam, et oleme kodus on ju, ammu juba. Ja läksime siis uuesti õue. Tahtsin basseini minna ja siis naaber tuli just, et ma tahtsin muru niita. Tõstsime selle basseini ümber siis ühte nii-öelda esikusse või nagu kus praegu ei ole ühtegi elanikku, et 2 nädala pärast vist tuleb sinna mingi üürnik. Ja seal on mõnus nagu tuulevaikne. Ja päikese eest ka kaitstud. Ja siis läksime nende terrassile. Nad siis avasid oma suvehooaja basseinis ja esimest korda neil oli enne selline ümmargune väike bassein, aga nüüd nad siis ehitasid uue sellise pika ja terrassi jõudis ka eile valmis teha, kõik need lauad panna ja niitis muru ära ja siis mõtles, et on ära teeninud selle esimese supluse seal. Ja ühesõnaga veetsime seal natuke aega nendega ja tulime tuppa. Sonja käis vannis just, joob siin oma õhtust piima ja umbes poole tunni pärast panengi ta voodisse magama ära ning hakkan koristama, sest et täna otsustas ta, et tal on vaja lusikaga ise süüa. Muidugi ta ei söönud, ta lihtsalt plätsardas seal, pärast sõike kätega edasi. Ja peab minema sorteerima, juba pessu panema mingid asjad, et homme ilmselt pesen ta riided, sest et siin saavad need päris kiiresti mustaks ja eks ma arvestasingi sellega, et palju käputamist on õues, et sellepärast ma ostingi spets mingid retuuse, odavaid sintseist ja et pole nagu kahju üldse neist. Kõik riided, mis on võetud kaasa, ongi selle mõttega, et neid võib retsida või üldse kõiki riideid, mul pole üldse kahju. Isegi see kingitud Kessi komplekt
no seal on ikka kogu menüü peal. Vot, aga päris väsitav päev ja ma olengi terve päeva jooksul söönud ainult selle hommikusöögi, mis oli siis puder ja mingid küpsised ja tee. Ja siis see üks mandlisai. Ilmselt Sonja läheb magama, siis on minu kord õhtus süüa. Et nii palju nagu askeldad ringi ja värk, et no oleks me toas olnud kogu aeg, siis muidugi ma oleks jõudnud süüa ja kõik, kes toit on tegelikult valmis olemas. Aga lihtsalt jah, et see õues käimine võtab ikka päris palju, päris suure aja ära, et ei jää aega söömiseks. Vot, aga esimene päev möödas, vaatame, mis järgmised päevad toovad. Tere hommikust! Täna on olnud kiire hommik, palju tegemisi, juba nii kui silmad lahti saime, kohe asjad pessu, kohe süüa tegema, nii hommikusööki kui lõunasööki. Teen siis täna seda suvikõrvitsa lasanjet. Eile kuidagi poest tuli isu selle järgi, nägin neid suvikõrvitsaid, mõtlesin, et võiks teha. Et siuke mõnus kerge suvine variant, ei ole seda pastat. Ja no Sonjale ma ei saa seda andest, et ma vist tahan teha selle, mis ta on selle vürtsika paprikaga, et meil on 2 paprikat. Et ma mõtlesin, ma teen sellest veise hakklihast siis talle kotletikesed. Kelle meeldib see raamat, jah. Et jah, ühesõnaga teen talle kotletid, vaatan, mis ma sinna sisse panen, mis meil külmkapis on. Ja ma pole tal varem kunagi kotlette teinud, et ma ei tea, kuidas see söömine läheb, kas sööb või ei taha. Olgu, aga ma hakkan tegutsema edasi, sest et täna on jälle hea ilm ja mees võtab vaba päevast, et eile õhtul jõudis koju lõpuks kell 10. Nii kui siis sõisin, käis pesud ja kõike seda, et noh, ja siis Sonja ärkas enne 7, et väga palju unetunde ei tulnud, et ikkagi terve päev oli sõidus ja siis otsustas, et täna teeb endale vaba päeva. Nii, pesu kuivab, lasanje on vormi pandud, kihtidena kõik ja Sonja magab. Mul on siuke tunne, et Sonja tahab praegu teha nagu pikka und, ehk siis 2 tundi, ta on maganud 45 mintsa ja mõtlesin, kasutan juhust ja tulen siis päevitama. Et veits peesitan siin ja täna on jälle hästi soe, hästi palav, kell on alles 11 ja päike juba kõrvetab. Nii et ma ei tea, kui palju ma Sonjaga õue tulen, et nagu liiga palju ka ei taha, et ta seda päikest saaks ja, või noh, ta ei olegi nagu päikse käes, me oleme enamasti nagu varjus, aga ikkagi juba sellest palavast lähevad põsed hästi punaseks, nagu oleks päikest hästi palju saanud. Vot, aga ma siin peesitan natuke, puhkan, naudin oma hetke. Need kotletid tulid täiega maitsvad, siuksed. Mis ma panin sinna siis veisehakliha, maisi, riivjuustu, ühe muna, selle magusa paprika maitseainet ja rohkem, soola panin ka natuke. Ja oligi vist kõik. No ja siis mingid suvikõrvitsad ja üle selle pissin ka pannile pärast, et nii-öelda hautasin läbi. Panin natuke tomatipastat ka mõnele kotletile peale. Ja maitsesime juba mehega päris hea, siuke natuke magusa maik on. Et loodetavasti ta sööb neid. Nii, et jah, ja kõrvale teen tatart talle. Selline tuli see lasanje. Vaatame, mis ta maitseb ka. Ja siin sööb Sonja ja nagu ma arvasingi, ta alustab vaata tomatitest. On ta uus lemmik. Tundub, et maitseb. Yeah.
Горячий. Nii. Kuidas maitseb? Väga hea. Väga hea. Emme tegi väga hea toidu, aitäh. Tulime ikkagi jalutama. Oleme staadi lähedal, kuskil 25 minutit sõita meie juurest. Ja tulime siia, siin on tegelikult üks hästi suur mänguplats. See oli seal eemal. Ja seal on mingid loomad ka, kitsakesed nägime, ma ei tea, kas seal on veel kedagi. Aga Sonjal tuli täpselt uneaeg peale, et me mõtlesimegi, et me tuleme varem siia. Et lasta magab ära, et siis ei pea nagu kiirustama pärast, sest et ööunne minek on ikkagi selline, et äkki tagasi teil jääb magama või midagi, et pigem magab siin siis ühesõnaga, kuigi mega palav on. Mees ütles, et autos näitas 31 kraadi. Et vaene laps, ma ei tea, kuidas ta seal magab, aga õnneks meil on selline vanker, et tagant saab teha nagu õhutuse, saab teha selle kaare lahti. Või mitte kaare, aga selle taguse, et õhk käib läbi. Ei ole selline nagu nii umbrine, kui mõnes teises vankris võib-olla oleks. Võttaga jalutame siin ja siis lähme siin mänguplatsile. Leidsime sellise kellukese siin. Ja siin sees on tegelikult saab istuda. Tõmbad ennast üles ja siis istud nende asjade peal. Ja seal sees on nii palav nagu saunas. Siin tee peal on hästi palju tegelikult lastele igast mängu nagu võimalusi. Et üks oli see kelluke, kuhu ma ise ka sisse ronisin. Ja siin oli veel siuke hästi suur kivi, kus olid nagu sellised nagu augud või kaared tehtud sisse, et siin nagu sisse puhuda või rääkida, siis kajab vastu täiega. Siuke päris huvitav asi. Ja siis siin on sellised kellukesed. Sellised lehmakellad, mida siis lükates siis kõlisevad erinevat viisi. Mees käis korraks autos ja tõi meile ka kohvikust kokteilikese, värskendav. Mingi marja jook, aga väga hea. Давай, в среднюю.
selline vahva mänguplats, siin on siis kiiged, seal on liivakastiala, siin on mingi mega suur turnimislaev, seal taga on veel liivakastid, Liumägi ja siin on batuut, seal on veel Liumägi. Как там мы подъезжали, они на камне были. Или смотри, один вышел еще. И там один, да, вон. Было бы классно увидеть, как они прыгают. Ага. Сейчас как прыгают. Маленький, смотри какой. Они вон в тени прячутся, сейчас жарко. Как они ослики? Вот какие уши здоровые. Пусть она держит, может быть, с этого камня. Да? Пусть она держит сама вот так. А не хочет. Palusin mehel panna Sonjale kampsun selga ja ega see üles ei saa ju hakkama, tuleb pagassi panna istuma laps. Jälle oleme Migroses. Mees tahab veel mingit puuvilju ja salatimaterjali. Jep, ärge pange mu juuksed tähele, need on mustad. Ja mõtlesin, et pole me viitsi neid pesta, sest et nagunii on nii palav, et lähevad nii kiiresti mustaks, et pesen siis, kui vihm tuleb. Ja tundub, et vihma juba tegelikult sajab kuskil, sest et vastu tulevad autod on märjad.
Lubas küll vihm alles pühapäeval, aga täna on reede. Pole hullu. Tulebki see vihm parem ära ja siis saab pärast jälle päikselist ilma nautida. Aga praegu mees läks kiirelt õlu võtma, no juba tulebki mega kiiresti, tõesti käis ära. Ja paari minuti pärast oleme kodus, teeme oma õhtused toimetused ja siis mehega otsustasime, et me teeme õhtusöögis, kui Soone läheb magama. Ja, ma näen väga hea välja selle retsikuga siin peas. Aga mis ma tahtsin öelda? Käis üle mingi reige vihm, isegi oli seda rahet. Aga praegu saad midagi, ma ei tea millest see toss seal on või mis iganes see on. Aga praegu ei vihm järgi. Ja õues on ikkagi ülisoe. Sonja vaeseke läks magama. Noh, kui vaeseke selles mõttes, noh, kõik oli hästi. Aga mida näitab see monitor, see beebimonitor? 27 kraadi on toas nagu ebareaalne. Ma ei tea, et seal lapse nagu paljalt magama panema vist või? Ma ei kujuta ette. Ikka müristab kuskil, aga mitte meil. Meil on normaalne, meil on hea soe. Noh, ma panin pika varukaga, käisin pesemas, kõik see, et ikkagi on natuke jahedamaks läinud, aga noh, soe. Hakkame sööma siin terrassil. Mees tegi siis õhtusöögi. Ning mis ma tahtsin öelda? Jumal tänatud, ma pesin pead täna. Nagu, kui me olime seal jalutuskäigul, siis mingi sitikas lendas mulle pähe. Ja ma mingi hullult rapsisin, et saa see välja saada, on ju. Ja siis mingi hetk nagu kadus ära, mees mingi oota endas ära, on ju. Läksin pesema. Ja see sitikas oli mul pähe ära surnud. Mu juuksed olid vist nii mustad või ma ei tea, ühesõnaga. Jah, ta päris rõve. See oli mingi siuke, ma ei tea, mis see siis oli. Aga ühesõnaga tema elu on nüüd läbi. Paraku minu juuste pärast. Ise ta lendas sinna, nagu ma ei kutsunud teda sinna. Et jah, aga ma lõpetan selle vlogi ka ära. Ma ei jaksa rohkem. Ja nüüd tulevad äkki vihmased lümad ka, siis me oleme tubased. Aitäh, et vaatasite ja näeme varsti jälle. Tšau!